loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsamaad, tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Uudekohin, lõhna mull, kullerkupud rohu sees, vihmas amin, linnulaul, kala keelööb lupsu vees. Loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsamaad, tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Jador! Poisid, no laske olla. Otsi! Vaata mis. Kui ei ole sida poole. Tule siia! Jador! Ära tule! Kas sa lõpetasid või? Jah, nüüd lõpetasin. Lõpuks ometi saavad kõrvad puhata. Jube plärin tõesti. Tead, see, kes leiutab kord muruniiduki, millel ei ole häält, see võiks minu poolest kas või Nobeli preemia saada. Aga ma ausalt üritan muru niitmisega nii palju vahet pidada, kui vähegi võimalik. Aga need Johansonid, tead seal üle tee, need niidavad peaaegu iga 3 päeva tagant. Tead, need Johansonid on üldse ühed iga... Jah, on küll. No ega naabreid ei saa ju valida. No jah. Tead, ma mõnikord mõtlen, et koliks õige linnast välja, kuhugi vaiksesse külakesse. Koliks täitsa metsa sisse elama. Metsa? Jaa. Hommikul vaataks, kuidas udu nurmede kohal hõljub ja päike tõuseb. Lähimaja oleks kaugel üle põllu ja ei oleks mingeid Johansone. Kallis! Aga meie ei ole ju need inimesed, kes metsas elamisega hakkama saaksid. Miks? Lähim pood oleks 15 kilomeetri kaugusel ja pangaautomaat 20 kilomeetri kaugusel ja arst ma ei tea kus. On ju nii? Vahest tahaks klubisse minna ja sõpradega piljardit mängida. Ja. Aga mõned ometi lähevad metsa elama. Ja väga hea, et mõned lähevad. Kõik ei mahugi linna elama, mõned peavadki metsas ja maal elama. Aga kas meie sinuga sellega hakkama saaksime? No mina küll kahtlen selles. Jah. Hea küll. Ma hakkan nüüd grillima. hurraa, grillima! Suvi on meil aias. Muruniiduk pläriseb, Suvi on meil aias. lihasütel säriseb, La. la. See on Eesti suvi. See on Eesti suvi. Arvutis sa jätad tupa mobla välja lülita. Ülemus ei saa siis kätte tööga sind ei tülita. La. La. See on Eesti suvi. See on Eesti suvi. Kõik need keenakohakene on mu maa ja tagune. Kui ma täna lihtsalt puhkan, maailm sest ei lagune. La. La. See on Eesti suvi. See on Eesti suvi. La. La. See on Eesti suvi. See on Eesti suvi. Väga toredasti säriseb siin.
Martin, mis on? Mis juhtus? ronis minu peale. oota. Kõrvahark. leia ülesse. ma tulen appi sulle. oota, no kus ta on? oi, ma löön ta maha. Stopp! Pidage nüüd, Janar. Jäta ta rahule. aga kõrvahark on ju ohtlik. Ei tea, kuidas ta ohtlik on. no aga ta võib ju inimese kõrva ronida ja sealt ennast ajudesse uuristada ja inimene võib kurdiks ka jääda ja inimene võib üldse ära surra. See on rumal jutt. Seda räägivad inimesed, kes ei tea mitte midagi. Kõrvahargist ei ole inimesele mitte mingit ohtu. Vastupidi, kõrvahark on aias kasulik putukas. Las ta läheb oma teed. Just. Kõrvahark aitab aias võidelda kahjulike putukate vastu. Nende vastu, kes taimi hävitavad. Ta sööb näiteks lehetäisid. aga ta on ju nii kole. Kole või mitte, aga kui ta sulle mitte midagi ei tee, siis las ta elab oma elu. mina kardan kõrvaharke. Tead, karda parem vargaid, kihutajaid ja narkomaane. Siis on su kartmisest rohkem kasu. Kõrvahark ei tee sulle mitte midagi. Ja sa täna õnne, et sa Eestis elad, mitte kuskil soojal maal. Seal kubisevad kõik kohad skorpionitest, tarantlitest, mürgistest, madudest ja muudest sellistest elukatest. aga mina kardan puuke. Vaat, Janaril on palju mõistlikum hirm. Puugid võivad küll ohtlikud olla. no kuulsid. Aga siin aias pole mina küll ühtki puuki näinud. Jah. Martin, sa rahunesid nüüd? Hea küll. Too siis mulle palun toast taldrikud ja kahvlid ja noad ja hakkame sööma. ma tulen ka. Kas Martin jäi magama? jah, väga väsinud oli. Nojah, mina olen ka väsinud. Istume siin veidi aega kahekesi ja vaatame tähti. Jah, muidu ei olegi nagu aega kahekesi istuda. jah, muidugi. Jah. ma lähen toon toas tekid. Ahah. ööd on juba nii jahedaks läinud. Hea küll. Ja mina teen kähku piparmüüdi teed. üle poole suvest on juba läbi. Nii see on. Kohe saab valmis. ma teen akna lahti. Siin on nii umbne. Oota, paneme enne tuled kustu, muidu lendavad igasugu sitikad ja satikad tuppa. Palun. Ai, aitäh. Piparmündi tee suveöös. See on romantika. oh jaa, romantika. Oh, nahkhiired on väljas. oi, Mis on? Kas sa kardad nahkhiiri? Nahkhiired ei tee ju midagi inimesele. Vähemalt need, kes Eestis elavad. Nad söövad ainult... nahkhiir võib inimest ka. Nad söövad ainult sääski, kärbseid ja muid putukaid. ta võib inimest ka hammustada. Jaa, kui ta kätte võtta, siis ta võib tõesti näksata. Aga iga loom hammustab enda kaitseks. Sa ise hammustaksid ka, kui muud üle ei jääks. Oh. Vaata, hammustangi. Aha. no jah. Tead, isegi vares võib enda kaitseks nokaga virutada, nii et aitab. Tead, kui ma olin väike poiss, siis vanaema ikka hoiatas mind vareste eest. Kui oled sattunud varese pesa lähedale, siis võivad vanad varesed munade või poegade kaitseks rünnata. su vanaema hoiatas sind vist kõige eest. Ei, kõige eest ei hoiatanud. Aga väga paljude asjade eest küll. Mul oli väga tore vanaema. Kõik need hoiatused kulusid mulle ära. Huvitav. Kas seal kuskil on veel elu? mul hakkas jahe. ma lähen toon teise teki veel. Soo. Hea küll.
mis on? mis on? nahkhiir seal seina peal. ahah, jaa. Uksest tuli. Muidugi uksest, no kust ta siis veel tuli? Aga äkki helistame Päästeametisse? Nalja teed? Miks? Nahkhiire pärast. Pane tuli kustu, küll ta lendab uuesti välja. Ega ta ju ei taha meie juurde elama jääda, ta tahab ka õue tagasi. No miks ta siis juba välja ei lenda? Kui ta ise õue tagasi ei lenda, siis ma püüan ta pärast kinni ja viin ise. Äkki ta hammustab? No kui ettevaatlik olla, siis vast ei hammusta. Ja kui hammustab, siis lähen homme arsti juurde ja lasen üle vaadata. Igaks juhuks. Jah. Välismaal on kuulda olnud, et mõnel nahkhiirel võib marutaud olla. Oi, jube! Rahu. Näe, lendab jälle. Näed, läkski välja. Jumal tänatud. Ma panen ukse kinni, muidu lendab mõni jälle sisse. Ja, tee seda palun. Tere tulemast! Tore, et saite tulla meie igakuisele anekdoodipäevale. Sõbrad, minul on täna väga huvitav anekdoot. Oota, minul on ka. Mina hakkaks kohe jutustama. No, lase käia. See, et... Vaata, et ei kuku. Nii. Võib-olla te teate seda lugu. Ei tea. Aga rebane püüdis kanapoja kinni ja tahtis ta kohe ära süüa. Aga kanapoeg hakkas paluma. Ära palun söö mind ära. Siis sa saad mu isa kuke endale. Rebane mõtles ja jäi nõusse ja lasi kanapoja vabaks. Ja kanapoeg jooksis eemale ja karjus. Loll oled, rebane. Mul ei olegi isa. Ma olen inkubaatorist. Inkubaatorist! Aga mis edasi sai? See oli ka väga tore anekdoot. Ja see ongi kogu lugu. Aga nüüd, sõbrad, on minu kord. Nii, Vaata, kohe. see komistar Jänes. Nii. Jahimehed kaevasid metsa püüdise augu. Terve hulk loomi kokku sisse. Karu, hunt, rebane ja jänes. Jahimehed aga ei tule. Loomad muutusid näljaseks. Lõpuks ütles rebane, sööme selle ära, kes on meist kõige nõrgem. Selle peale röögatas jänes. Te katsuge ainult karu puutuda. Karu? Aga mis edasi sai? Midagi ei saa. Kuulge, teate, väga toredad anekdoodid. No vaadake, tavaliselt arvatakse, et rebane on tark ja kaval loom. Aga nüüd näete, kuidas lasi kanapojal endale tünga teha. Ja mina olen ikka arvanud, et jänesed on aravõitu ja tagasihoidlikud loomad. Aga näe, selles anekdoodis oli hoopis teisiti. Vaata, kuidas põrutas. Mina arvan, et rebane võib vahel ka rumal olla ja jänes julge. Kõik sõltub olukorrast. Nojah, vaadake, vaata. No, tavaliselt on hunt inimeste juttudes ja anekdootides rumal või kuri, on ju? On. Aga tegelikult on ju hunt tark loom, eks? Ja tegelikult on nii, et kuri pole ma üldse, jah? Ja
murran ainult nii palju, kui söögiks tarvis läheb. Ma olen täitsa harilik kiske, eks ole? Nojah. Ja. Pole hunt. Aga sina ei olegi ju veel seda anekdooti rääkinud. Ja meelde tuli, teate, mul on üks teine mõte. Martin! Ma lõikasin sõrme. Ei, see pole hullu. Desinfitseerime ära ja paneme plaastri peale. Hea küll. Kas sa valad seda kipitavat asja peale? Täpselt nii. Oi! Nii, haav tuleb ju puhtaks pesta, muidu lähevad pisikud sisse. Aga mis siis saab, kui pisikud sisse lähevad? Kuidas sa võid nii rumalasti küsida? No mis sa arvad, mis siis saab? Kas siis jääb väga haigeks? Jaa. Siis jääb väga-väga haigeks. Lahtisest haavast võib sisse minna palju halbu pisikuid ja siis võib tõesti haigeks jääda. Oi, kipitab. Väga hea, kui kipitab. Sinul kipitab, aga pahad pisikud kõik praegu surevad. Kannata ära. Nii, väga tubli. Las nüüd kuivab veidi. Paneme nüüd plaastri peale. Nii. Ja. Väga hästi. Just nii. Vaat nii, korras. Ja järgmine kord, Martin, palun ole ettevaatlikum. Jah. Ma lähen mängin liivakastis. Ei, oota nüüd, Martin. Las veri hüübib ära ja haav kuivab kokku. Ma ei taha, et sa värske haavaga liivas või mullas tuhnid. Plaaster on ju peal. Mis siis? Igaks juhuks. Aga, ma mängin teise käega. Kuule, ära nüüd jaura. See on tõsine asi. Tead, minu vanaema hoiatas mind ikka, kui näpp on katki, siis ära sellega mullas songi. No, ma teen siis praegu midagi teise käega. Või eks ole. Kena oleks. Vaata, sa ükskord küsisid mu käest loomade väljasuremise kohta. Millal? Kevadel, loodusõpetuse tunni jaoks. Jaa. Ja mina ütlesin, et keegi ei kurvastaks, kui pahasid haigusi tekitavad bakterid igaveseks välja sureksid. Aga kahjuks just need on väga visad. Bakterid on kõige väiksemad elusolendid, palja silmaga nähtamatud. Neid näeb ainult mikroskoobiga. Looduses on hästi palju erinevaid baktereid ja enamik neist on loodusele kasulikud. Aga mõned bakterid on kahjulikud. Need, mis tekitavad inimestele ja loomadele haigusi. Need bakterid, mis haigusi tekitavad, võiksid kõik välja surra. Ja eks arstid võitlevad ka selle nimel. Kuidas nad võitlevad? Rohtudega loomulikult. Ja vaktsiinidega. Kui arstitädi sulle süsti teeb, siis ta tegelikult võitleb nende pahade bakteritega ja teiste haigustega. No ma lähen siis hoopiski tuppa lugema. Õige. Tead, kuulutame anekdootide päeva tänaseks lõppenuks ja valime meie metsa kõige ilusama looma. Valime! Aga ja kõige ilusam võiks saada auhinnaks reisi Bulgaariasse 2-le. See on hea mõte. Niisiis, palun pakkuda igal ühel meie metsa kõige ilusam loom. Jänes! Siil. Mina pakun nüüd hunt. Kahtlemata hunt. Karu. Kuulge. Nii me ei jõua ju kuhugi. Me ei tohi iseennast pakkuda. Teeme nii, et iseennast ei paku. Et pakume kedagi teist. Nii, kes siis on? Ütleme, et... Panda on päris ilus loom. No, panda jah, aga et jääks ikka meie metsa juurde nagu. Karu? Teate, nii ei lähe. No nii. Jääb ära. Me ei suuda kõige ilusamat looma välja valida. Aga teate mis? Valime välja kõige koledama looma. See ei ole hea mõte. Kärnkonn näiteks näeb küll kole välja. Liima on tal lausa mürgine, aga tegelikult on hea ja kasulik.
sööb putukaid ja no kuidas ma ütlen, et ta on kole, kui ta on nii hea südamega ja kasulik. nojah, kah õige. Kõige ilusamat looma ei saa. Ja kõige koledamat looma ka ei saa. Teate, kuulge, aga valime välja looma, kellest teistele loomadele on kõige rohkem nuhtlust ja kõige vähem kasu, ah? aga mis tema auhinnaks saab? Kas ka reisi Bulgaariasse kahele? See ei saa ju auhinnaks midagi, nalja teed. Kas putukad lähevad ka arvesse? Jaa, putukad lähevad ka arvesse. See võib olla ükskõik milline elusolend, ah? No, siis sääsed. Jaa, sääsed. Ei, sääsed on küll paljudele väga ebameeldivad, aga nad on ka paljudele loomadele tähtis toit. Konnad söövad sääski, nahkhiired söövad sääski ja paljud linnud söövad sääski, nii et see peab olema ikka selline loom, kellest ei ole mitte mingit kasu, kes tekitab ainult kahju. Ja. Puugid! Kirbud! Jah. Paelussid. Oi jah, paelussid on pahad. Kui saaks need viimseni maailmast hävitada ja kõik teised parasiidid, kes kasuka alla või lausa kõhtu elama tulevad. Ja mina ei jääks puuke küll taga nutma. Ja kirpe ka mitte. Ja tead, parmud on vastikud. Aga kas need lähevad ikka arvesse? Neist on ju kasu ka. Näiteks Eesti rahvuslind Suitsupääsuke sööb hea meelega sääski, kärbseid ja parme. Nojah, aga tegelikult kui võtta nii, et parm on tühi asi võrreldes puukide ja parasiitidega. No puugid võivad levitada palju haigusi, nii loomadele kui ka inimestele. Ma ei ole kuulnud, et neist oleks kellelegi mingit kasu. Ainult kahju, ütlen ma. Just. Ja mina teen ettepaneku valida puuk kõige suuremaks nuhtluseks meie metsaloomade, lindude ja putukate seas. Kes on poolt? Poolt. Poolt. Ja väga hea. Ja karu? Karu. Loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsamaad, tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Kui sa liiga palju võtad, nii et järel tühi koht, ühel päeval veel ja õhu, metsal maal on lihtsalt otsa saada oht.